Hei, sa võtad Beauty with Kirli videot. Sügis on käes ja aeg on sellest natukene inspiratsiooni võtta ka meigi teemadel. Ma näitan teile 2 silmameigi luuki täna ja selle peategelaseks saab olema Anastasia uus Nouveau palett. Tänase silmameigi ma tegin väikse twistiga, nimelt ma näitan kõigepealt teile sellist igapäevasemat, natukene lihtsamat versiooni, pehmemate toonidega ja näitan, kuidas seda transformeerida õhtumeigiks, mis mul siis praegu peal on. Kui sa tahad näha, kuidas ma seda tegin, siis jätka video vaatamist. Ja ma saingi hiljuti siis kätte uue lauvärvide paleti. Siin domineerib palju rohelist, nagu te näete, aga see ei ole selline karjuv roheline, vaid pigem hästi selline pehme. Lisaks on siin mõned sellised toredad neutraalsed toonid ja ka üks selline tumedam toon siis. Ja tänase silmameigi luuki ma üritan siis niimoodi teha, et kõigepealt ma teen sellise värvikombinatsiooniga, mida on mõnus kanda ka päevasel ajal, mis ei ole nii-öelda too much, kui sa oled inimene, kes eelistab pigem neutraalsemaid asju. Ja siis ma transformeerin selle natukene tumedamaks, nii et seda võib ka nimetada from day to night meigi lookiks ja kindlasti lõpus ma lisan Lash Baby kunstripsmed endale, et seda silmameiki veelgi võimendada ja kasutan siin ilmselt veel paari huvitavat toodet. Anastasia Beverly Hillsi paletid on alati olnud hea kvaliteediga, aga selle paletiga minu esimene kokkupuude oli siis selline, et ma läksin kaupsi üldse midagi muud vaatama sinna ja nägin seda paletti ja hakkasin seda seal swatchima ja vaatasin, et okei, need pigmendid on väga head, aga ma ei raatsinud seda koheselt osta, sest et see maksis üle mingi 60 euri, vist äkki isegi 65 eurot. Ja hiljem ma tellisin selle hoopis Cult Beauty'st, kui seal tuli -20% soodustus. Ma maksin selle eest, ma arvan, midagi veidi alla 50 euro, mis on täiesti fair price. Ja ma kandsin juba Prepworkiks siia enne alla oma Diori peitekreemi ja ma tahtsin täna kasutada seda Revolutioni teipi, et teha enda elu natukene lihtsamaks. Ja ma nägin ühte videot, kus soovitati niimoodi teha, et kui sa tahad, et su linerjoon töötaks nii-öelda sinu silma ja näo kujuga kõige paremini, siis sa peaks sinu kulmu selle osa alumise joone järgi jooksma. See on väga raske sellele niimoodi minu arust pihta saada. Selle järgi on hea kontrollida, kas sul tulevad need nurgad samasugused, need ülemised ääred peaksid kokku jooksma. Minul nad hetkel kindlasti ei tee, nii et ma proovin seda asja natuke timmida. Hea on see, et seda teipi saab veidikene liigutada. Ja alustame sellise väga basic tooniga sellest paletist. Kõik sellised mõnusad igapäevased silmameigi lookid algavad mingi sellise mõnusa pehme nahatoonile suhteliselt sarnase tooniga ja nad on ülipigmenteeritud. Pinsli peale tuli väga palju seda, nii et neid kindlasti peab koputama. Pinsli pealt natukene vähemaks. Pigment on nendel lauvärvidel selles paletis tõesti hea. Oli mõni üksik selline, kus ma tundsin, et võib-olla oleks võinud see veel paremini teha. Oma töö basically ma kannan seda kogu oma välisnurka ripsmäärest kuni kulmu välisnurgani välja ja selleks, et ta näeks extra seamless välja, siis ma käin selle pintsliga ka täitsa sellest kulmust endast üle. Sellel paletil on ka väga mõnus peegel sees, aga ma tavaliselt kunagi ei kasuta neid peegleid, võib-olla kusagil reisi peal, sellepärast et see palett ise on üsna raske ja hoida seda 20 minutit näiteks järjest käes oleks lõpuks päris kurnav. Nii, ja järgmine basic pitch toon sellest paletist on Paloma, mis on hästi hele beige. Inglise keeles öeldakse selle kohta tihtipeale lauvärvipalettides bone color ja oma kulmuluule ma just seda kannangi. Ta on samamoodi suhteliselt intensiivne, nii et ma ei kanna seda siia väga palju ja lisaks sellele ma kannan ka teda oma silma sisenurka. See aitab natukene seda ala brightimaks teha. Praegu ma kasutasin ainult 2 lauvärvi siis ja no peaaegu võikski juba täpselt sellisena oma igapäevatoimetusi tegema minna, aga natukene blingi on ka vaja ja ma võtan siit sellist kõige lihtsamat sädalavamat tooni, kõige lihtsamini väljakantavat ja lapiku pintsliga lihtsalt kannan üle oma terve lao selle. Alustan siit keskelt ja liigun äärest äärde kuni siis selle keskmise vaoni. Sa võid seda steppi vabalt ka oma näppudega teha, aga siis kindlasti vaata, et näpud oleks puhtad. Ja hajutan selle sama pintsliga, mida ma enne kasutasin juba, kõik need ääred lihtsalt üle. Ja selleks, et ripsmejoon natukene tihedam välja näeks, siis ma kasutan seda NYXi pruuni silmapliitsit ja kannan seda umbes 2/3 oma ripsmejoonest. Aga nii me seda loomulikult ei jäta, vaid hajutame peenikese pintsliga, selle natuke suitsusemaks ja kanname siia hästi õrnalt ühte lauvärvi peale. Ja kuna ma ei taha väga tumedaks veel minna, siis ma võtan siit seda kakirohelist matti lauvärvi Liberty ja lihtsalt tupsutan selle sama pintsliga siia seda peale. Kui see ei ole sügisene meigi look, siis ma ei tea, mis veel on. Kuigi ma arvan, et see palett tuli välja pigem suvepaletina, siis minu arust need toonid sobivad sügisesse suurepäraselt. Ja nüüd jälle sellesama hajutuspintsliga käin siit välisnurgal just üle. Ma ei hakka uuesti väga selle kuldse peale minema, sest ma ei taha
taha seda kuldset kuidagi nii-öelda ära määrida. Ja kui sa tahad mingit looki, siis võtame natukene seda tumedat juurde ja selle paberinurga järgi natukene toon siia välja seda ka veel. Ära mine liiga kaugele, muidu see läheb ilmselt messiks ja hajutuspinnistiga kergelt hajutan selle üle. Natuke võib niimoodi sissepoole veel lükata siit, et ta veel rohkem hajuks. Tunnen, et natuke tahan seda flööri siia juurde panna, kuna teiste toonide pealepanekuga lihtsalt see hajus siia vakku ja välisnurka, mis aitab veel omakorda ilmselgelt kõike seda paremini kokku sulatada. Nii, võtame need teibid nüüd ära, vaatame, mis siit välja tuli. Minu arust väga nunnu, selline igapäevane. Ma teen vahepeal oma põhjameigi ära ja kui see on valmis saanud, siis ma näitan, kuidas see silmameik viia õhtumeigi tasemele. Nii, mina sain vahepeal oma põhjameigid tehtud, aga kujutame hoopis nüüd ette sellist stsenaariumi, et sa käisid näiteks laupäeval oma mõne sugulase sünnipäeval, tegid sellise viisaka, kena meigi endale, ei midagi too much'i, või käisid hoopis tööl sellise meigiga, kuigi ma tean, paljud ei viitsi ennast nii palju meikida täna töö jaoks, aga mis iganes. Sul oli vaja sellist modest make-upi ja see oli see elu. Aga siis su sõbrannad kirjutasid sulle, et kuule, äkki läheks välja täna. Ja siis sa mõtled, et võiks natuke ämpappida seda asja, võiks natukene anda midagi juurde siia ja seda me koos täna teemegi. Ma võtan siit mõned toredad toonid juurde ja teeme selle silma natukene sädelevamaks, natukene tumedamaks. Hoiame ikkagi seda sama color combo stiili ja valisin ka juba välja, et kui see look valmis saab loovärvide poole pealt, siis ma lisan siia täna Lash Wave'i Messi ripsmed, mis on sellised natuke dramaatilisemad, aga samas ikkagi lasevad silmameigil siit läbi paista. Ja esimese asjana ma tahan seda välisnurka natukene tumedamaks saada. Ma panen siia veidike metrotooni. Metro on, mul on eesti keeles nii raske neid nimetusi nimetada, aga inglise keeles ma ütleks siis selle kohta brick color, ehk siis telliskivitoon. No mis teha, eesti keel on selline natukene puine meil, natukene liiga pikad ja kohmakad sõnad, aga see on jälle selline ülimõnus sügisene toon. Ma ei lähe temaga väga kõrgele, hoian teda siin ripsenpiiri ja vao vahel umbes ja kergelt diagonaaliga kannan teda peale, et see silmameik jätkuvalt niimoodi väljapoole suunduks. Nii, meil on juba palju kihvtim see meik, aga mina siin veel ei peatu. Võtan siit järgmisena selle Hope tooni, see on selline väga kihvt roheline. Selle kohta võiks vist isegi öelda, et see on sambla värvi. Samas tal on üliilus sädelus sees. Ma ei alustanud päris välisnurgast ja ma ei lähe päris sisenurka välja. Et siin enam-vähem keskel, aga natukene rohkem siiski sissepoole on see ala, kuhu ma teda kannan. Aga selle looveri miinuseks on kindlasti see, et ta pudiseb. Kui mul ei oleks põhjameiki tehtud, poleks loomulikult probleemi. Pärast näeme, kui hästi see maha tuleb. Ma proovin teisele silmale kanda teda oma sõrmega. Kahjuks ta lihtsalt läks mul natuke liiga kaugele nüüd, aga ma proovin selle pintsliga, millega ma kandsin peale seda telliskivi värvi nimega Metro, siis natukene ära hajutada. Ja väga hästi toimis. Ja nüüd, et see asi siin paremini kokku sulaks, siis ma võtan siit lauvärvi paletist tooni Bell. Ma loodan, et aitab ilusasti blendida selle ülemineku siin ära. Ja siis võtan selle sama hajutuspinsli, mida ma enne kasutasin, kus on see fleur toon peamiselt peal ja käin need ääred üle. Hajutame selle siin pehmeks. Ja võid ülesse poole julgelt hajutada, sest kui juba välja mineks, siis miks mitte. Nüüd see asi näeb natukene sügavam välja, aga teeme ka siia allapoole midagi. Võtan selle sama pruuni pliiatsi, mida ma enne kasutasin ja kannan seda oma välisnurkadele siia. Järgmisel kuul tuleb rohkem meigiluuke ja teadagi miks. Halloween on tulemas. Ehk siis spooky season. Nii, võtan jälle selle väikse pintsliga seda Liberty tooni ja kannan selle pruuni peale siia. Aga see sisenurk natukene näeb selline nukker praegu välja. Ma ütleks, et siin ei ole sellist väga head sisenurga highlighti. Jätkame selle sama Aili tooniga kõigepealt ja vaatame, võib-olla ma lisan oma highlighterit lihtsalt natukene pärast sinna peale. Sest et minu nahatooni jaoks on see ilmselt natuke liiga tume. Võib-olla kellel on natukene tumedam nahatoon, siis see toimiks väga hästi. Kaameras tundub täitsa okei tegelikult, aga real life'is ma tunnen, et see on natukene ikkagist liiga tume minu jaoks. Ma võtan siit Essence ülisoodsast meigipaletis seda keskmist tooni natukene. Ma kasutasin seda ka oma näo peal täna ja lihtsalt uksutan teda siia peale sisenurka. Ja selle pintsliga, millega ma enne Metro värvi peale panin siia välisnurkadesse, siis ma käin sellega nüüd selle alumise osa üle. Ja selleks, et natukene siia sellist särtsu juurde anda või pigem brightnessi, siis ma võtan seda Paloma heledat tooni ja kannan seda siia sisenurka, et anda seda erksust juurde. Ja see, mis siia alles jäi,
sellega ma käin selle silma ääre üle. Ja mul on nüüd üks mõte, kuidas saada lahti sellest pudist siin silmade all. Ma tahan proovida, kas see tuleb äkki selle sama teibiga ära. Ma proovin õrnalt selle sinna peale vajutada ja loodan, et see võtab kaasa kogu selle pudisenud laavärvi, aga mitte mu põhjameiki. Okei, midagi toimis. See meetod toimis väga hästi. Mul on juba 2 kasutusviisi sellele teibile. Ma tunnen, et sellest saab minu väga hea sõber. Lihtsalt proovin mitte sama kohaga sellest teibist siis vajutada, sest muidu võib-olla, mis sa võtad siit juba ühe korra kaasa, sa vajutad selle lihtsalt kuskile mujale laiali. Ta natukene võtab ikkagi seda põhjameiki, aga pole hullu. Seda saab ka natukene üle fiksida. Lihtsalt pärast tupsutada oma beauty blenderi või puudripadjaga üle. Selline sai see silmameigi muudatus siis. Natukene lisasime rohekaid toone ja seda telliskivi värvi. Ja see on minu arust selline väga sügisene. Ma tunnen, et suhteliselt hästi toob sinise tooni minu silmades välja, nii et kui sul on ka sinist tooni silmades, siis see võiks olla võib-olla palett, mis sulle hästi sobiks. Ma lisan veel hästi väikese lainerjoone ja panen siia ripsmed peale. Kuna nendel ripsmetel on üsna tugev paelaosa nii-öelda, siis on hea kindlasti teha mingisugunegi lainerjoon, sest et see aitab seda visuaalselt peita lihtsalt. Ära unusta videole jätta laiki, kui sulle see meeldis ja ma olen väga tänulik, kui sa minu kanalit subscribe'id. Ma kasutan siin laineri tegemiseks NYX kulmumarkerit. See ei jää nii intensiivne kui süsimust lainer, kuid annab siiski kerge efekti. Ja kuna need ripsmed on nii võimsad, siis ma panen hästi õrna kihi ripsmeduši ja selleks, et ma saaksin selle õrna kihi, siis ma kannan seda ripsmeduši hoopis ripsmeharjakesele ja kannan sellega seda peale. Nii, ma näitan teile messi ripsmeid. Need on sellised siis mitte kõige pikemad, aga ikkagi suhteliselt pikad ja mõnusad fluffid. Ja nende kinnitamiseks ma kasutan täna siis ailuuri liimi. Kui sa kasutad ripsmeid, siis palju liimi pole vaja lisada. Lihtsalt see riba peab olema kenasti kaetud õhukese kihiga, siis lased umbes 20-30 sekundit kuivada ja panedki nad peale. Kui sind huvitab rohkem, kuidas ribaripsmeid endale valida, milliseid valida, kuidas neid endale paigaldada, siis vaata minu videot kõik ribaripsmetest, kus ma näitan 5 erinevat stiili Lash Baby ripsmeid ja selgitan, kuidas endale neid valida ja näitan, kuidas neid endale paigaldada. Nii, ja see meik transformeerus nüüd korralikult, on ju. Need ripsmed on tõesti võimsad, aga ma mõtlesin, et kui millalgi üldse neid panna, siis selle meigiluuki juurde. Samas ikkagist on neid toonesid kenasti näha, nii et minu arust nad on lihtsalt väga efektsed. Nii, peaaegu valmis. Ainult üks asi on veel puudu ja need on loomulikult huuled. Ma tahan teha sellise õrnalt roosakat tooni huule täna ja ma kasutan selle jaoks oma uut Diori huuletinti toonis Natural Nude. Ja eelmises videos ma panin seda pintsliga peale, aga ma rääkisin, et ma tahan proovida sõrmega peale panemist ja ma proovisin seda ja see tõesti toimis paremini. Ma tahan natukene spaatli peale seda ja et enda elu natuke lihtsamaks teha, siis ma panen selle käe seljale ja hakkan siit siis võtma nii palju, kui parajasti vaja on. Ja nüüd ma tõesti tunnen, et see näeb naturaalne välja, ei ole kuidagi too much ja loomulikult natukene huulevili siia peale. Ja see on selline kombo, mis kui õhtu jooksul kulub, siis seda pole näha ja see ei hakka häirima, sa ei pea seda tõenäoliselt värskendama, see ei näe kuidagi crusty ega ebaloomulik välja. Nii, aga selline mu sügisene meigiluuk täna sai. Kahjuks lõpetas mu kaamera siin filmimise, kuid ma tänan, et sa videot vaatasid ja näeme juba järgmises. Tšau!